3, 2, 1. Kuni 70 kilomeetrit jalgsi, 10 kontrollpunkti, jälitav vaenlane ja 24 tunni jooksul ei minutitki und. Just sellise väljakutse võtsid reedel vastu 40 naiskodukaitsjat, kes seadsid end võistlustulle Põhjaraju patrullvõistlusel. TV3 uudiste kaamera püüdis naised kinni Saku metsade vahel 8. punktis, kui naistel oli selja taga juba terve öö. Kuidas meil läheb siis? No elame veel. Kas see on see moto nüüd 16. tunni lõpuks, et elame veel? Just sellest me hoiame kinni. Kui palju te tänaseks maha olete kõndinud? Kas keegi on lugenud ka? 34 kilti, eilsega veel 10 ehk 44 kilomeetrit. Kuidas teil veel jalad all? On need lihtsalt ville täis? Kuidas sellega on? Meie võistkonna nimi on Vill, meil ei ole Vill. See ei ole iga ühe jaoks. Arvestades seda, et võistlus toimub ka öösel, pimedas, kui sa ei näe midagi. Ja otse loomulikult valgust ei tohi kasutada, sest see on patrullvõistlus ja vastane ei maga. Eesmärk on see, et ikkagi suurte teede peal nad ei kõnni, vaid et nad peavad olema varjatult metsas ja jõudma siis õigel ajal õigesse punkti. Teid peaks 4 olema, aga ma näen praegu 3. Kus 4 kadus? 4, kus ta on meil? Vaadake, kus ta on peid. Näete, vaadake. Oota. Tere. See on teie 4, jah? Ja. Kas see on nagu selline vaimse tervise saadik teil siin teisel? Ülo, see on meie vend, jah. Tema peamine eesmärk on siis kõike teha? Meid vedada. Jah. Kuidas? Üleval hoida, meid vedada, kõike teha. Sööme ise, talle süüa ei anna. Selles mõttes on hea tiimiliige, ma saan aru, et teile jääb rohkem. Meil jääb rohkem ja see on väga oluline, kõik ressursid on nagu väga piiratud. Mis see kõige keerulisem ikkagi on selle 24 tunni jooksul? Vastutegevus paneb ikkagi selle sihi väga valesti ja me võime ikkagi ka eksida. Pluss meile sattus ka kohalikku vastutegevust, mis ei olnud plaanitud. Esiteks metssead, põdrad, siis meil on aeg, okei. Ja siis lisaks oli ka lihtsalt üks kohalik elanik. Kohalik elanik töötas vastu teile? No veidi, tegi nalja, aga tegelikult pigem ma ütleks, et jalakrambid nagu hakkavad miskil hetkel tulema, aga ka need ei ole ületamatud, nii et lõpuni välja. Ühesõnaga, me hoiame teile nüüd pöialt, me tuleme teiega kaasa, vaatame, kuidas see esmaabi siis läheb. Ja, aitäh! Miks me seda kõike siin teeme, et ikka selleks, et me oleksime valmis igasugustes olukordades, räägime siis kriisiolukordadest, et kui on külm, kui sajab vihma, kui meil ei ole toitu, kui me oleme väsinud, et kuidas siis anda nii-öelda esmaabi, kuidas teha lõket metsas, kui sul ei ole just neid kõiki vahendeid, mida sul kodus on olemas ja kuidas siis selle vähese toiduga hakkama saada ja nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Punktide arvestuses krooniti eile hilisõhtul võitjaks võistkond Rapla-Raju Tere, koosseisus Evelin Kold, Reelika Rohuste, Triin Tähtla ja Eneli Lõhmus. Siis kui sa koju lähed ja kuidas sa hindad seda kõike, mis on nii tavapärane, hindad hoopis rohkem. Ja see on selline puhkus ka, et sa tuled oma sellisest argipäevast nagu välja ja siis teed midagi hoopis teistsugust. Soovitame kõikidele. Vaata ilusa näo peal. Vaadake.